Mina olen Margus ja ma räägin teile enda ÜKT kogemusest. ÜKT ehk üldkasulik töö on tasustamata ja määratakse enamasti prokuröri ettepanekul ning inimese nõusolekul, kas vangistuse asendamiseks, menetluse lõpetamiseks, väärteotrahvi tasumise asemel või kriminaalhoolduse lisakohustusena. Esimesel kohtumisel kriminaalhooldajaga tundis ta huvi, kuidas mul läheb, mis on mu igapäevakohustused, millised on mu oskused ja tugevused. Lisaks seletas ta mulle ära üldkasuliku tööreeglid ning tutvustas mulle sobivaid ÜKT töökohti. ÜKT-d saab teha väga erinevates valdkondades, aga mina tegin tööd noortekeskuses, kus tundsin, et panustan päriselt kogukonda. Tegin palju erinevaid asju. Näiteks panin uue mööbli kokku, aitasin korraldada üritusi ja värvisin ära õuepingid. Nii sai tööandja abikäsi ja mina võimaluse tõestada, et võtan vastutuse oma tegude eest ja saan tööga hakkama. Koos tegime plaani, mis aegadel ma tööd teen. Ajakava oli paindlik ja arvestas mu teiste kohustustega. Mõjuval põhjusel oli võimalik graafikut muuta või töökohta vahetada. Kõige tähtsam oli aga kokkulepetest kinnipidamine. Lisaks pakkus kriminaalhooldaja mulle võimalust osaleda sotsiaalprogrammis. Olemas on erinevad programmid, mis aitavad mõista ennast või teisi kahjustava käitumise põhjuseid ning õpetavad, kuidas tulevikus teha paremaid valikuid. Mina käisin liiklusohutusprogrammis ja selle läbimiseks kulunud 7 tundi arvestati maha mulle määratud ÜKT tundidest. Tagantjärele näen, et ÜKT ei olnud pelgalt karistus. See õpetas mind olema vastutustundlikum, kujundas tööharjumuste distsipliini, arendas enesejuhtimist ja austust teiste vastu ning andis mulle praktilisi oskusi, mida saan ka tulevikus kasutada. Ma võtsin vastutuse oma tegude eest ja andsin midagi tagasi ka ühiskonnale. Kui tahad üldkasuliku töökohta rohkem infot, vaata vanglateenistuse kodulehte.